Tervist, head inimesed! Suve saabudes taas tõmmata inimesed käivad oluliselt rohkem väljas looduses. Ja ka mina nii-öelda isikuna olen saanud siis küsimusi, on kirjutatud ka nii-öelda minu pere blogis Pesakond Jürgensonid, et kuidas meie pere nii-öelda looduses siis mingeid asju teeb, millist varustust nii-öelda kasutab, et erinevaid küsimusi on tulnud ja kuidas me ühte või teist või kolmandat mingit olukorda lahendame ja mismoodi, mis vahenditega ja nii edasi. Ja ma olen üritanud nüüd nagu personaalselt vastata, mul abikaasa Sindi on üritanud vastata, aga neid küsimusi järjest tuleb ja siis mõtlesime teakene küll, et kõige toredam on ju niimoodi, et kuna kipuvad olema sellised korduma kippuvad küsimused, et siis vastame siis sotsiaalmeedia vahendusel. Teeme mõned võib-olla sellised väikene nagu õpetlikud nõuande videod ja inimesed saavad nii-öelda videot vaadata ja siis saavad nii-öelda seda meie kogemust nagu oma ellu ka rakendada. Ja üks teema, mida ma mõtlesin, millest ma alustan, et on siis sääsed ja puugid, et kuidas meie nii-öelda nendega hakkama saame. Et loomulikult me oleme ise puukide vastu vaktsineeritud, meie lapsed on puukide vastu vaktsineeritud, et seda nii-öelda puukentsefaliidi riski tahaks nagu kindlasti maandada. Et see on ikkagi ränk haigus, mõni saab sellega väga kurjasti pihta, mõnel läheb õnneks ja nii edasi. Et parem on ikkagi nagu hoita kui hoiata. Aga mis siis puukide vastu aitab? Näiteks tänagi mul oli situatsioon, kus ma tundsin selja peal nagu sellisest kerget kõdi ja pannes käe nii-öelda särgi alla jäi mul küüne alla siis puuk, kes ronis ja otsis omale nii-öelda kohta. Et sain ta kätte ja siis nii-öelda grammateerisin ilusti ära. Aga üks lihtsamaid viise, kuidas nii-öelda puugid nagu endast eemal hoida praegusel ajal on, mida mina olen päris palju kasutanud, on küüslaugu küün. Ja ma eelistan kasutada naturaalseid asju või jätta üldse kasutamata mingisugused tõrjevahendid. On nad siis puugid, sääsed, mis iganes. Et kõik need igasugused tõrjevahendid on tegelikult üsna arvestatavad mürgid. Kui sa mõne korra oma elu jooksul ennast mingi mürgiga üle pritsib, pihustad ja nii edasi, ilmselt ei olegi midagi hullu. Aga ütleme niimoodi, et mina isiklikult subjektiivselt julgen kalduda arvama, et kui inimene aastakümneid enda peale ikkagi mingit laadi neid mürkaineid, mis peaksid hoidma sääsed ja puugid eemale, nii-öelda pritsib lahtiste kohtade peale. Meie nahk ju tegelikult selles mõttes on niimoodi üles ehitatud, et need asjad ikkagi imenduvad läbi naha lõpuks meie organismi ja aastaid neid mürke kasutades see võib tegelikult pikemas perspektiivis nii-öelda teie tervisele mitte just kõige positiivsemat mõju avaldada. Et kas ta nüüd nii otseselt kohe nagu hauda ajab, seda ma ei ütleks, aga ta võib teie organismi niimoodi nõrgestada, et teie keha lihtsalt muutub, kes teab, millise haiguse suhtes nagu kergemini vastuvõtlikumaks ja mis iganes nii-öelda lõpuks teiega kunagi keskeas võib-olla juhtub. Ütleme, et see on ikkagi natuke spekulatsioon, aga see tõenäosus on olemas ja tegelikult on ka uuritud natuke nende nii-öelda sääsetõrjevahendite ja nende mõju nagu inimese kehale ja ütleme, et ilma nüüd vandenõuteooriatesse langemata, siis nende pikaajaline intensiivne tarvitamine, ütleme ikkagi teadlased on seisukohal, et see ei ole kõige parem idee. Aga mida mina siis teen? Siis küüslaugu küün on üks siuke asi, et võtangi küüslaugu, eemaldan sealt ühe küüne,
lõikangi tal nii-öelda otsa maha tõmbiks ja lihtne asi. Ja hõõrungi oma lahtiseid kohti. Et noh, kas ma siis rõvedalt ei haise? Noh, tegelikult ausalt öeldes puugi tagajärjed võivad ka rõvedad olla ja noh, sääse söömine on ebamugav ja nii edasi. Aga tegelikult ongi ju huvitav asi, et võtke nüüd küüslauk, nuusutage seda. See on üks lõhn, aga kui te võtate küüslaugu, sööte ära või keegi teine sööb ära ja siis röhatab, siis see, mis sealt suust välja tuleb, see on hoopis teistsugune hais. See on nagu oluliselt rõvedam. Et minu jaoks on täiesti nii-öelda aktsepteeritav selle eheda naturaalse küüslaugu lõhn. Et nagu midagi hullu ei ole, et ta ei ole kindlasti võrreldav mõnede lillede aroomiga, aga midagi minu arust hullu ka ei ole. Nüüd ütleme, kui nüüd seda küüslaugu küünt siis nagu lahtiste kohtade peal hõõruda, siis jah, sääsed väga ei taha. Nende jaoks on see nii-öelda eemale tõukav. Samuti ei meeldi see puukidele, et tihti ma võtangi küüslaugu küüne ja siis nii-öelda labajalgadest kuni siis põlvedeni hõõrun sääreka kokku. Jah, miinus selle kõige juures on siis see, et noh, tema toime ei ole just eriti pikka kestev, et inimene ka higistab ja noh, see higistamine nii-öelda lahjendab seda küüslauku, põhimõtteliselt uhab nii-öelda teie naha pealt ka lõpuks välja ja noh, ta nii-öelda nagu kaob ära see toime. Aga noh, kui teil on küüslauk nagu käe pärast, siis ma arvan, et niimoodi, noh, ma arvan, et isegi iga poole tunni tagant ei pea oma nii-öelda lahtised kohti üle hõõruma. Et vast kuskil sükene maksimum tund aega, aga pigem sükene 40-45 minutit. Ja noh, eks sõltub ka ju, kui palju te higistate ja mida teete ja selliselt siis noh, te suudate ikkagi mingi osa sääski endast eemal hoida ja ütleme, et ei taha need puugid ka nii kergelt enam teid. Et see on üks sükene ära nagu kontrollitud vahend, mis on siiamaani minu puhul ja mõned inimesed, keda ma olen seda soovitanud, ka nemad on kinnitanud, et see on nagu täiesti toiminud. Mida siis veel annaks teha? Et ise valmistada sääsetõrjevahendid, mida ma olen palju valmistanud kunagi, on siis olnud, et olengi võtnud tavalise sükse nii-öelda oliivõli, mis käib salati sisse. Sinna olen, ärge nüüd küsige, kui palju. See on kuidagi mingi, ma ei oska öelda, harjumuspärasuse sisetunde mingi järgi pannud siis lavendliõli. Lavendliõli on ka sükse, noh, nii-öelda intensiivse lõhnaga. Sinna sisse olen siis pannud sükest vürtsi nagu nelk. No jälle, kui palju oleneb, kui suur see pudelikene topsikene on, mille sisse ma seda teen. No, mõned ikka panen. Siis olen pigistanud sinna ka küüslaugu mahla ja seganud selle asja kokku selliselt. Ja võt hoiangi seda pisikest mingit totsikut nii-öelda käe pärast ja istun õhtul väljas. Mul on siin mingid lahtised pinnad. Võtangi näpp sisse, hõõrun mööda näiteks neid lahtise pindasid näo peale, käte peale ja hoiab ka jälle mõnda aega tegelikult sääse teemal. Sellise õli nii-öelda toime võrreldes nüüd lihtsalt küüslauguga on küll kauema kestvusega, et siin ma julgeks ikkagi väita seda, et sükene, noh jälle natukene oleneb. Aga ma pakun välja küll jah, et kuskil sükene ehk 1,5 tundi on suure tõenäosusega täitsa hooletu. Nii et pole nagu hullu. Aga mida siis veel teha saab? Noh, üks lihtne asi, mida sääsed ei salli, on suits. Et praegu on juba aastaid olnud moes nii-öelda musta pässiku korjamine kaskede küljest. Noh, väga kasulik sükene tugev väeline jook, mis nii-öelda tugevdab inimese organismi ja nii edasi. Teine asi on see, et samad pässikud saab kenasti kasutada ka sääsetõrjevahendina, kui ta panna näiteks mingi leeklambiga, korraks on vaja sükest nagu pigem intensiivsemat suitsu või tuld, et teha tas nagu mingid tükid, sükene mitte lausa puru, pigem väiksed tükid, ja panna nad, mina olen tihti kasutanud näiteks vana purgikaant siia peale ja hõõguma ja see tossab.
et see nii-öelda suits samalt moodi tegelikult hoiab sääse teemal. Selle nüüd üks miinus on muidugi see, et kui nagu praegu on see seis, et siin tuulepuhangud käivad ja kord nad on ühest ja kord teisest suunast ja kolmandast, et siis muidugi suits ka vastavalt sellele liigub ja noh, ütleme, et sääsed võivad nii-öelda sellest suitsukaitsest läbi murda. Kui nüüd pässikut ei ole, siis vana, ma ütleks eriti klassikaline teema on siis kasutada kohvipaksu. Et kui teil on kodus nii-öelda filtrikohvimasin, ärge visake mõnda aega seda paksu ära, vaid kuivatage see vana paks nii-öelda ära ja sellest saategi teha sääsetõrjevahendi, mismoodi. Võtate, panete jälle kuivatatud puru selle sama purgikaane peale ja panete hõõguma. Mina olen kasutanud ka kõige tavalisemat nagu sihukest kohvipuru. Mul seda nii-öelda kohvimasinat ei ole. Ma juba siin ennem jahvatasin endale veidikene ette ära, aga ka nagu täna veel õhtul plaanis üks kohvi teha. Võtangi nüüd selle kohvipuru, panen siia vana purgikaane peale. Ja nüüd siis hakkan teda nii-öelda meelitama põlema. Ega ta nüüd mingi väga põleja asi ei ole, aga ta on võimalik saada hõõguma. Ja siis ta mul siin kõrval suitseb. Ja ma mõtlen ausalt, et see on meeldiv suits. Vägagi meeldiv. No näete. Tulen korraks lähemale. Selline siis lihtne sääsetõrjevahend ja kaua ta mul nüüd siin tossab? Väga lihtne vastus. Nii kaua, kuni enam ei tossa, täpselt selle hetkeni. Ja see sõltubki sellest, kui suure koguse kohvipuru te nüüd siia tossama panete ja tegelikult natuke sõltub ka sellest, kui peenikene on see kohvipuru. Mõned, ma tean, need presskannu kohvipurud, need on nagu sellised suuremad purutükid. Et nendega on too asi, et sinna pääseb rohkem õhku vahele tänu sellele ja siis ta nii-öelda nagu põleb kiiremini ära. Kui on selline vähe peenemaks jahvatatud kohv, see ei ole veel kõige selline pulbrim, siis see tegelikult tossab kauem. Et siia nii palju seda õhku sisse ei pääse ja aga samas jälle piisavalt nii-öelda õhu liikumine paitab teda pealt, et ta ikkagi tossab. Siis ma olen kasutanud ka käbisid, männikäbisid just, et päevasel ajal juba varun õhtuks mingi kotitäie männikäbisid ja ütleme nagu, kui ma siin praegu istun, et siis männikäbidest ma teeksin enda ümber ühe sõõri, et mingid kuhjad, sihukene, ütleme nii, et 2 peopesa peale mahub ära, ei pea suur kuhi olema, sihukesed kuhilad panen 2-3 tükki siia enda ette, 2 tükki teisele poole, 2-3 tükki selja taha ja panen need nii-öelda hõõguma. Samamoodi tekib see suits. Ja see ei ole nagu selles mõttes absoluutne kaitse sääskede eest, aga ta on ikkagi selline asi, et kui sa nüüd siin sees istud ja vahepeal mõne sääse maha lööd, mine nüüd sellest nii-öelda õõguvate käbide sõõrist nagu välja ja siis sa saad aru tegelikult, et see käbisõõr tegelikult oli efektiivne, et ta nagu kaitses ikkagi päris kenasti. Siis kuna mina näiteks tihti söögi tegemiseks ja vee keetmiseks kasutan ise sellist nii-öelda lahendust, mida kutsutakse siis risupõletiks, risukaks, siis tegelikult sellega on ka selline vahva asi, et kui tahad, mis iganes näiteks, mul on plaanis täna kohvi juua, kohe panen ta nii-öelda siin tööle. Natuke tuuline meil siin.
kohe panen selle risuka käima. Igasugune põlemine teadupoolest selle nii-öelda kõrvaprodukt on ju suits. Aga noh, kui ma tahan keeta midagi küpsetada ja edasi siin peal, siis loomulikult tuleks võimalikult kuiva materjali kasutada, et just oleks vähem nii-öelda tossu. Aga kui ma nüüd näiteks olen oma kohvivee siin ära keetnud, mille ma siia kohe peale panen, siis tasuks nii-öelda eelnevalt varuda võib-olla näiteks mingeid tooreid puuoksi. Ja neid tooreid puuoksi siis selle risuka sees põletada koos kuivade selliste puupilbastega. Noh, praegu nüüd ütleme, ta on alles süttimas, ta ütleme jah, tossab ikka päris selliselt efektiivselt, et noh, ütleme nii, et praegu ma olen isegi olukorras, kus on hea küsida, et kumba jama ma rohkem eelistan, et mul on valida ainult kahe halva variandi vahel, kas hingata sisse seda suitsu või lasta sääskidel ennast pureda. Et vahel elus on nii, et sul on ainult kaks valikut ja need mõlemad on halvad ja sul tuleb valida see nii-öelda, mida sa paremini, lihtsamini talud. Ja ehk ma võib-olla näitan seda risupõletit teile korra ehk lähemalt ka, toon kaamera siia juurde. No vot, selline asi. Et kui enda läheduses seda asja nii-öelda põletada, samalt moodi tekib siis suits, mis päris kenasti tegelikult hoiab tüütud sääsed eemale. Ja noh, jätkuvalt see kohvi mul siin ka mõnusalt annab sükest aroomi. Et need on nagu sellised lihtsad vahendid ja kõigile meile nagu põhimõtteliselt kätte saadav. Et noh, selle risupõletajaga seda ei pea nagu ostma. Loomulikult võite osta, ta ei ole mingisugune megakallis asi. Pange Google otsingusse risupõleti ja te leiate kohe, kus kohast teda saab osta. Ta ei ole väga kallis. Aga idee poolest saab seda asja näiteks teha ka mingisugusest kõrgemast metallist, näiteks koeratoidu konservpurgist. Ja sinu toru on täis neid õpetusi, kuidas neid ise teha. Et see ei ole nagu üldse nagu mitte midagi keerulist. Aga ega mul siin praegu ma nagu ei näegi põhjust ja vajadust rohkem mingisuguseks targutamiseks, et ma jään nüüd ootama, kuni mul vesi keema läheb. See ilmselt sellist laadi pliidiga võtab aega veel 4-5 minutit ja jään siis siin õhtust kohvi nautima ja mingi hetk teen üles lõkke. Rääkides sellest, et kui lõket teha, lõkke ju samad moodi tegelikult hoiab sääski eemal, aga sellises lõkkesse, mis te tahaksite, et näiteks hoiaks sääski eemal, vaadake enda ümbritsevat loodust, kas te leiate puu pealt mingisuguseid suvakaid puuseeni. Püüdke need seened kuidagi, kas mõne tugevama, toekama noa abil eemaldada, kirvega kuidagi maha lüüa see puu küljest. Pilduge neid seeni lõkkesse. Samalt moodi näiteks, millest on päris hästi abi, on kui olete kuskil segametsas näiteks viibimas, et tihti kui kased surevad ära, siis kask püsti jala peal väga harva kuivab ära. Ta pigem läheb mädanema ja siis mingi hetk kukub. Kui teil on nüüd kuivade puudega lõkke üles tehtud, kui te leiate sellise nii-öelda pehkinud kase, siis võtke sealt mingi jupp ja visake siis nii-öelda lõkkesse, see annab rohkem tossu ja natukene siis hoiab ka sääski eemal. Selline lihtne tehnika. Aga ikkagi jah, et ainult nende pehkinud kaskedega tuld ei tee. Väga hästi annab muidugi suitsu ka see, et kui tõesti, ma ei tea,
võtad vikati ja niidad kuskil rohtu, pillud seda lõkkesse või kuskilt murrab puuoksi, aga noh, tegelikult ei ole mõtet nagu puude kallal vägivallatseda ka, et see ei ole ka minu arust nagu eetiline. Aga kui näiteks on, ma ei tea, peale mingit tormi mingisugune puu kuskil murdunud, ütleme lehtpuu, noh, tema saatus on nagunii põhimõtteliselt ainult mädaneda, eks siis võtke saag, lõigake sealt neid tooreid oksi, juppe küljest pilduge nii-öelda toorest puitu lõkkesse kuiva puuga segamini, lõkke hakkab rohkem tossama, jah, eks tuleb ilmselt vaadata, kuidas nüüd lõkke ääres istuda nii, et see toss ennast segama ei hakkaks või võimalikult vähe segaks, aga see hoiab igal juhul natukenegi mingi osa sääski eemal. Nii et sellised väiksed tagasihoidlikud nõuanded ja kui mingit laadi küsimusi on, mida nii-öelda nagu tahaksite teada, kuidas looduses viibimist muuta komfortsemaks enda jaoks, siis mis siis ikka, sotsiaalmeedias saab reeglina mingeid kommentaare kirjutada ja pange oma küsimused sinna teele, nii et kommentaariumisse ja alati võib ju siis Pesakond Jürgensonid Messengeri kirjutada, minu isikliku Messengeri ja nii edasi, nii et eks jõudumööda anname nõu, räägime, mida teame ja mida ise oleme praktiseerinud. No nii, veel lõpukaader siis tossavast kohvist. Nüüd on see, nüüd te nägite, kui mustad mu küünealused on. Aga noh, see on paratamatus, kui õues oled, siis ei saagi seda eeldada, et nad väga puhtad peaksid olema. Vot nii, kui enne mina ei kuule, siis kindlasti järgmine kord.